esmaspäev, sõidan Soome, vana hea Soome ja ilm näeb päris hirmus välja, ma arvan, et täna vist on torm. Eks saab tunda, eks saab näha, kuidas Soome lahe peal tundub taevas täiesti süsimust. Mis siin ikka, Soomes, nädal aega Soomes. Järgmine aspe tulen uuesti Eestisse nädalaks, mis on Ave sünnipäeva nädal. Siis vaatame, teeme midagi huvitavat koos äkki. Äkki saab siis paneelik ära panna lõpuks. Ega väga sinna Soome minna ei taha. Aga that's life. Vahepeal raha ka teenida ja siis saab jälle lõbutseda. Tagasi Soomes. Full padukas. Ma ei teagi, kas nüüd nutta või naerda. Tere hommikut. Aastalt väga üldse ei taha filmida. Pole mingisugust tahtmist tuju. Soome depressioon on praegu korralik peale. Esimene päev eriti. Esimene öö nüüd. Ma oli ka suht magamata. Vahest võtad asju võib-olla natuke iseenesest mõistetavalt, aga kui sa oled ikkagi eemal, tuled siia kuhugi pärakurdi põrgusse siin Soomes, siis sa saad aru, et kodus on täitsa hea isegi olla. Ei oskagi midagi öelda, tead, siin filosoofiat hommiku kohe panna. Kell on mingi 9, üritab täna ikka tööle ka jõuda, midagi tahaks teha. Paneb selle keneka kokku, et hakkab toimima. Just käisin poes, ostsin saiakesi. Mitte midagi ei ole kapis süüa, hästi null. Ma tõmbasin hommiku tuimalt musta kohvi, piimaga midagi. Ja langid on kõik mingid, ma ei tea, mis siin ühesõnaga, jah. Ehk siis ma filmin. Tere vlog! Mõtlesin, et näitan teile, mis ma täna õhtusöögiks teen, et kui teil endal on ka ideed otsas. Igatahes ma kavatsen teha potaati. Selle pehmeks lasta, siis panna võid, natuke ära mätserdada, praetud takkliha, sibula, küüslaugu ja siis peale riivijuustu midagi taolist siis. Et ma ei tea, ma tegin kahvliga auguka sisse, ma ei tea, kas see midagi aitab, aga näis, mis siis välja tuleb. Nii, ma panin võid ja siis tegin nüüd kahvliga pehmemaks ja nüüd ma panen selle takkliha siia peale ja riivijuustu ja panen mõneks ajaks ahju. Selline ta siis saigi. Väga lihtne. Ja tegelikult läks üsna kiirelt ka. Ma arvasin, et potaadiga läheb kauem, aga ei läinudki. Ja ma tahtsin tegelikult teha siia peale kokomoolet, aga mu avokaado ei olnud piisavalt pehme. Ma ei viitsinud hakata seda kahvliga vägistama. Nii et siis lihtsalt niimoodi. Väike diskimäng. Täna on meil perekondlik Eiko ehk mu venna sünnipäeva tähistamine siis. Ja need siin on minu istutatud kaased. Filmima vlogi jaoks ka. Jah. Mis siin toimub? Oi, jah. Vahetab siis tagu rattalaagri ära siin põlve peal. Oi plääno, kus on parme või? Täitsa perses, Lihtsalt lendavad sinna. 28 kraadi täna. Oi plaan. See on see päev, kus ma mõtlen oma eluvalikute üle järgi. Tere hommikust! On imeline päev. Ja meie tikkuriga istume täna hommikul rõdul. Ja ma söön vist ka esimest korda nüüd sellel suvel rõdul. Aga täna on pühapäev, 12 juuli.
Nädal aega on läinud nii kiiresti peale seda, kui Marek läks Soome. Ma ei ole väga üldse filminud. Ma ei tea, kas te olete eelnevalt mingit klippe näinud või mitte. Puutub täiesti ülevaade. Aga ma ei ole üldse väga filminud. Mina söön ära ja siis lähen oma vennale ja venna pojale siltsi. Tiker. Ja Tiker ka naudib. Tere hommikut vlog. Me oleme ikka väga kaua filminud. Aastades ei ole midagi sujunud seekord. Nagu ikka meil alati, eks ole, mul on täna siin kaaslaja ka kaasas. Bravo trimmer. Uus trimmer, kahjuks ei toimi. Läheb Tallinnas kuhugi remonti. Mis kell on? 5:46. Ja sõidan Helsingi poole. Täna siis Eesti minek, aveldab sünnipäeva nädal. Et siis vaatame, et midagi toredat, kui saa Tallinnasse täna ma siis sain Tanniga, naabrimehega räägitud. Täna tal on ainuke päev, kus ta saab aidata paneele paigada. Ja kui on Tallinnasse, siis ma võtan kohe Olerikist käru ja siis lähen Bauhofi 7 paneeli peale. Saab selle seina kõik tehtud ilusti. Ühesõnaga, muud midagi, ilm tuleb väga kuum vist. Hetkel juba 17,5 kraadi, tuulevaikne. Ja meil on veel minna siin natukene. Tunniken sõites, ma teen pausi. Käin ka City Marketist läbi. Ja siis jätkame teekonda. Bemm on katki. Järgmine autone. 50 meetrit enne sadamat lihtsalt suri välja. Täiesti lihtsalt keset liiklust põmmna. Vähemalt sadama juures. Ja ma sain ta lõpuks ikkagi käima uuesti. Et seal vist on siis see kütusepump, mis seal paagis sees on, mis pumpab ühest paagist teise kütust. Ja kuna mul ei alla poole paagina, siis tõesti ta hästi toimetada. Kui mingi teo käigul liikuda, siis nagu toimib. Aga ma kartsin täiega seda trampliinist üles sõitmist, siis küte ju valgub ära paagis seal just laeva tulek, aga õnneks juhtub midagi. Nüüd ma ei tea, kas ta käima läheb muidugi, et siin eks Eesti jõuab seal näha. Noh, vana auto ikka laguneb mõne. Aga miks siis just, kui sa oled kusagil liikluses, mingi sõidad laevana, võõras riigis? Aga no me leiame lahenduse. Tegelikult ma kirjutasin foorumisse ka, ma vaatan, kas keegi vastab. Keegi saaks äkki kella 8 on sadamas laev. Äkki keegi on hea inimene Tallinnas. Toob mul kütusepumbana. Ma vahetan ta seal samas kohe ära sadamas. Seda on tegelikult korra vahetatud. Ühe korra ma jäin ka sellega tee äärde. Aga siis oli seal sõel puruks. Ja tõmbas sodi sisse pumpa. Ma ei tea, pandi uus pump ja see vist on mingi 3 aastat tagasi ja siis läks ka treila peale. Ma nii päris ei taha, et see lõpeks. Ma vaja veel paneelid ära tuua Bauhausist kärumäe võtta, aga kui pumpa ei saa, siis ma sõidan tsirklisse, panen kütsi juurde seal, vaatan, kuidas siis käitub. Äkki saab ära sõita Kaiu. Tere lõunat, kell on juba 1:30 ja täna on esmaspäev ja täna tuleb Marek koju ja algas minu sünnipäeva nädal. Igatahes mina siin veits tegutsen. Kui kõik hästi läheb täna, siis peaks saama pandud siit paneelid ja siis seeseen kuni pumbani, kui hästi läheb. Täna hommikut ma ei söönud, kõht läks mega tühjaks, ma tegin kiire pastalaadse eine, nii et ma söön ära ja siis vaatab edasi. No nii maha sõitmine, peab palvetama, et käima läheb. Vast läheb. Vaikselt sõites ei ole hullu, aga jah, kui siin liikluses hakkad sõitma, siis ta jääb küttenelga, kui see pump ei jõua lükkata ette. Üks hea inimene tuleb, ma kirjutasin foorumisse. Ma vist ei öelnud eelmises klipis, et ma kirjutasin foorumisse, kas keegi hea inimene saaks Tallinnast tulla ja siia reisiterminali tuua pumba mulle. Ja oligi üks inimene, ma olen temalt varem koostanud varusi. Ma ei oleks seda uskunud, aga näed, ikkagi on häid inimesi veel maailmas olemas.
et kes saab seda esmaspäeval tulla niimoodi appi. Et see on väga super hea. Ma väga tänulik selle eest. Aga kõigepealt tuleb siit laevast maa saada. Siis vaatame. Isemest ta toob terve komplekti, et ma ei pea seda pumpa välja kiskuma see korpusest. Põhimõtteliselt taga istuja välja korraks ja saab ligi selle pumbale kohe. Ma hakkasin spontaanselt kooki tegema. Seal on põhi. Siis põhja peale läheb mureli ja rabarberi segu. Ja siis läheb peseööl peale ja korraks ahju. Aga ma avastasin, muidu algne retsept käib rabarberitega, aga ma avastasin, et murelitega kammega ja venna sünnipäeval tegin ka kiirelt õhtuks talle koogi ja tegin ainult murelitega ja see oli mega hea. Et seekord ma võin vähem suhkurt ka, sest need murelid on väga magusad. Et mõtlesin, et teen kooki, et kui Marek on täna peaksidki paneele vahetama, siis saan neile kooki pakkuda. Ja vahetatud ongi 25 minutit, istume tagasi sisse ja vaatame, kuidas läheb käima. Auto nagu läbupunker. Toimib. Meil on nüüd väike puhkepaus Tikriga. Ootame, millal Marek koju jõuab. On nii või? Ootame, millal issu koju jõuab. No nii. Tulevad peale paneelid lõpuks nüüd siis 7 tükki ja päästame päeva. Ei tahab teada palju läks. 2. Selline see kook saigi siis. Muidugi ma pean ennem ära proovima ise, kui teistele pakun on ju. Automaat ei pannud siis. Kai see on selle, ma ei tea. Nii, Marek jõudis õnnelikult koju. Tal oli tänane päev täielik seiklus. Praegu on kell, vaatame kohe, 18.43. Marek ja Tann mõõtsid siis selle seina siin ära, suht nikerdamine. Meil on siit veel pistik puudu. Et kuidas sul panna, et jääks ilusam. Vaatame siis kauem läheme. See siin ongi kõige hullem. Siin on juba lebo. Pileti, ma lubasin talle kunagi minna. Ja ta on otsustas nüüd väiksed avasid ei tee ikkagi praegu. Et teeme siis, kui me otsustame lõpuks omale wifi muretseda. Meil ei ole netti ka veel kodus. Nii, tõe hetk. Kas sobib? See on see koht, kus see läheb vlogi või läheb vlogi. Ja. See pai veimaldam pool. Tegelikult on aru. Tõstma. Ja no sellel on see ülevalt veits maha võtma, siit jääb puudu. Täpselt nii palju, et seda ülemisserva saagi mu paar milli. Aga kapp läheb ilus jääb. Nice, jaa. Kapi hoopis ei viidi. Marek tõi mulle Soomest uue muumidessi. Seda on mul ka ei olnud. Aga ma ütlesin talle, et peaks vist tassidega vähe pausi tegema. Et mul on seal ka muumidesse ja siin on ja... Et ma ei tea, peaks vahelduseks midagi muud koguma hakkama. Äkki neid taldrikuid või midagi. Lihtsalt ma armastan väga tassa ja ma armastan nagu siukseid teistsuguseid asja ka, mitte ainult muumidesse. Aga lihtsalt ma ei saa osta, mul pole kuhugi panna neid. Aga esimene paneel on seinas. Juhu, ma arvan, et see oli üsna hea mõte ikkagi siia ka panna. Siuke loob kohe ubasema meeleolu. Täna jätsime pooleli, sest kell on juba 9:30 kohe. Kuna selle seinaga seal läks ikka aega. See võttis ka võtsa. Ja aga siit edaspidi läheb juba lihtsalt homme hommikul, siis teeb ära.
Noh, see jäi veits, kui noh, annab kaua seda vaadata, et me siin pool võiks ka puit olla, aga see ääri nii nõmedalt. Ei, seda ei pane üldse tähele. See oleks pidanud jätma nii peeniks, aga see oleks... Ei, see ei ole nii oluline. See vahe tuleb nüüd ära täita. Vilt vaata vahele. Kus? Pissikute vahele. Ja sinna, jah. Nii, tere hommikust. Ja jätkub siis paneelide paigaldus. Marek läks just asju panema. Mina olen käinud ruttu pesamisele sellepärast, et me täna liigume ka Tallinnasse. Me läheme väiksele ööpäevasele sünnatähistusele. Aga sellest siis hiljem. Nii. Nagu näha, siis see siin läheb ikka väga ludina. Igatahes tunne on küll palju hubasem juba, mõnusam. Annab sellist ilusat aktsenti siia nurgale. On sul tasa nagu jooksevad? No jah. Nagu säär üle ei ole hambas? Ei ole või? Kuidas oled oma tööga rahul? Ta on tegi ju raskema töö. Aga noh, eks jah, no mind ennast häirib see veits. Aga noh, meil ei olnud... Ei, mind küll ei häiri. Meil ei olnud varianti vaata, sest see mõõt jooksis lipi peale, noh. Selles suhtes. Ehk siis ma võin lähemalt ka teile näidata. No, mind natuke häirib, aga... Marekit häirib see, et seda pidi siit võtma, aga siit ei pidanud vaata. Aga tegelikult, kui seda muidu kaugelt vaatad, ega väga ei saa arugi ja suht suvan. Ma nüüd võiks siia mingid maalikesed ka panna. Jaa, mul on tegelikult välja valitud. Siis tasakaalust. Aga need on üsna kulukallid. Nii et peab vaatama. Selline ta siis on kogu kupatusega. Tellisin MyLookist endale dušikeeli ja mulle meeldib osta seda dušikeeli. See on mega hea, mõnus nahale, ei ole selline keemiline. Ja lõhn on ka siuke mõnus ja ei ole üldse selline hästi kange või... Aga on jälle juhtunud õnnetus, see on juba teist korda. Esiteks see pakk oli väga räsitud. Kork on katki, tõesti murdunud. Eelmine kord oli see nii, et kork oli lahti ja kõik dušikeel, noh enamus dušikeelist oli välja voolanud. Ja siis ma saatsin neile kirja ja saatsin pildi, et järgmine kord pakkige see korgiosa ära, siis ma olen näinud, kuidas osadel pudelitel just pakitakse see korgiosa ära. Noh, andsin nõuande nii öelda. Ma ei eeldanud, et nad mulle uue saadaks või midagi, aga nad viisakusest seda tegid, mis on väga tore. Ja seekord ma siis lootsin, et nad õppisid sellest midagi ja nad pakivad neid korke ka, aga järjekordselt. Ja just mul ju ta oli sinna pakendisse niimoodi tagurpidi pakendit loobitud ja katki. Ja seda 2 liitris on ka väga raske. No kuidas ma kasutan seda siis? On ju? See on nii ebamugav ju. Ühesõnaga saatsin siis jälle pildid ja viisaka kirja. Ehk siis näis, mis nad mulle vastavad. Ja teine tellimus tuli ka Nordistast. Ma kohe näitan teile, mis siin on. Nii, Nordistast ma tellisin siis 15 jooki sünnipäevaks rabarberi. See on siis alkoholiga, siuke hästi mõnus, kerge, siis 0 ka ja rabarbera sprits. Ja need on siuksed hästi mõnusad, kerged joogid. Mõtlesin, et pakun sünnipäeval. Et ma otseselt sünnipäeva pea, ma ei ole kunagi pidanud otseselt sünnipäeva. Võib-olla siis nooremana, aga praegu küll. Aga ma tean, et mul pere on tulemas. Kindlasti on mul üks sõbranna tulemas. Merks, kui sa seda vaatad, siis ole tervitatud. Ja Merks on alati selline sõbranna. Vahet ei ole, kas me suhtleme nagu kogu aeg või mitte. Aga ta on alati iga aasta mu sünnipäeval kohal ja... Kui me üksteist näeme, siis nagu polekski aega vahel olnud. Et see on hästi tore. Me oleme nüüd valmis ja lähme siis Tallinnasse. Mis me teeme?
me lähme hotelli. Ma ei olegi öelnud. Ma ütlesin, et meil on meil väiksel sünna tähistus Kohtingule. Ja me lähme sinna hotelli, kus me olime oma pulmapäeval. Lubasime iga aasta seal käima hakata. Kaua me abielus oleme olnud? 3 aastat peale. Nüüd saab 4 vist. 4 aastat saab täis septembris. Et nüüd lähme alles siis sinna hotelli. Ja õhtusöök on meil. 3-käiguline. Nii et... Seal on spa ka, aga vaatame, kas jõuame. Igaks üks on asjad kaasas. Paneks filmi. Ma ei pannud filmi. Jõudsime hotelli, aga meil oli nii haige see Bolti juhtu. Eestlane, vanem meester. Mingi hull, siuke pomo vend ju. Ja täiega laterdas, Õudne. Mingi jalgpallist, vaata. Rahadest ja poliitikast. Kas keerutage kommentaaridesse, et kas te jälgite jalgpalli ja kelle poolt te olete või olite? Ei ole sama tuba. Korraks tekkis küsimus, et kas on sama tuba. Pane kaart sisse. Nii, oleme kohal. Näitame siis teile. Eelmisest korras oli ka ju. Pannituba. Esik. Selline. Eelmine kord oli meil jah teistmoodi see toa asetus. See on ainult imelik, et telekas on seal ja saad nii pidi. Aga muidu on mõnus. Võtame siis veits vabalt, kell 6 on meil restoranis planeering. Nii et meil on siin aega. Ja peab tõdema, et väga raske on lihtsalt istuda. On ju, ei oska olla kuidagi. Ja siis Marek hakkas kappides sorima ja vaatas, et triikraud. Aga jah, kuna meil on aega, siis Marek mõtles, et ta trigib oma bluusi ära. Nii, kuna on minu sünnanädal, Marek on ju. Nii, nüüd hakkab videovahenduse välja pressima midagi. Ei, et siis sa pead iseloomustama sünnipäeva tüdrukut. Mis sa tegema peal? Iseloomustama sünnipäeva tüdrukut. Kirjelda 3 sõnaga, vaata. 3 sõnaga või? Sihikindel, humoorikas, seksikas. Humoorikas olen või? Ma ei ole kunagi arvanud, et ma humoorikas olen. Nii, oleme valmis ja lähme nüüd restorani. Kerge riiete vahetus ja kingad jalga. Esimesed joogid. Mina ei ole sellel suvel veel Aperali joonud. Aga Marekil on mingisugune, ma ei tea. See on Mövenpiki mingi see kokteel. No, esimene emotsioon siis. Siin on mingi viski, mingi asi veel. Huvitavad asjad siin see sööd. Viski, see on mingi rummal ja väga kange. Miks sa otsid teda? Kange. Nii, minul on kinos sparglisalat eelroaks ja Marekil on tuunikala tartar. Proovi siis ära. Mis on juusukaste, mind huvitab. Siin on avokaadokaste, need rohelised ja siis on see juusu. Nii huvitav maitse. No, proovi äras. Magus ja laimikas selline sama aeg. Oskagi kohe kirjeldada. Tuunikala. Siin on soja kasvamine seesami selle õliga mingi. Kuidas maitseb? Tugev soojakaste algus maitse nagu. Lõpus on kalamaitse, aga ta ei ole nagu siuke klassikaline kalamaitse. See on nii teistsugune. Nii, minul on siis meriahven, sidrunivõi kostme ja forelli marjaga. Ja Marekil on grillitud lambatalle ristluutüksi. No. Jah. Ütleme, kui sulle meeldib lammas, siis sulle meeldib. Kui sulle meeldib, siis... Ühesõnaga, mulle ei meeldi. Sulle kindlasti meeldib. Ta on siuke väga spetsiifilise maitsega. Ja eelrooga ma ei filminud, ma filmin siis pearooga.
nii. Proovime siis kala, võtame natuke kreemikest ka. Siin on forelli marjane. On hea, jah? Jumalik. Minu pearoog oli mega hea. Minu pearoog oli ka, lambatallekene. Mina olen selle kalaga ikka väga roog. Ma ei ole muidu väga ahvenat armastanud. Issa, mis päikene. Nii, ja magustoidu aeg. Minul on Šveitsi burgundikook ja Marekil on pistachio jäätis marjasalatiga. Ja mingi järgmine kokteil. Proovi ära siis. Apu või? Ei ole apu kusjuures. Ikka vürtsikas. Kui hea maitse. No kangustel on ka. Puha. Soe või? Hea või? Nii pähkline. Nagu jõhka kiki annab sulle kohe täiega. Nii pistaatsi mõnus pähkline, see proovi. Kõht on täis. Hea on olla. Jah, mida me joogid ka võtsime. Nüüd lähme toidupoodi krõpsu ostma või? Me oleme salajas sees, võtame mingi filmi, mida kastam krõpsu värk. Nii väike riidepüksi vahetus ja nüüd lähme poodi. Kahjuks ma spaasi ei jõua jälle, nagu eelmine kordki. Aga mis seal ikka? Ei viitsi kiirustada, aga õhtusöök oli tore ja teenindaja oli väga tore. Õhtusöök väga hea. Lähme nüüd korra Solarisse ja toidupoe haul. Ma loodan, et Nublik oskab krõpsega teha sama hästi, kui ta muusikat teeb. Pole mitte kunagi proovinud. No neid me oleme proovinud. Nüüd on Ave tahtis. Ei, nüüd me valisime sulle. Tapase valik, jah? Juustu valik. Huvitavad see kookosama, palid. Ma arvan, et see on mingi Raffaello wannabe. Ja samast sarjast pähklimad. Ja siis on süük huvitav jook. Barrel smoked cola. Suitsuna Coca-Cola, mis endast kujutab. Ja viimaseks joogiks on meil tarhunn. Borjomi, jah. Seda borjomi mingit jooki me oleme proovinud. Üsna magusad on. Aga proovime siis ja reviewme. Nii kärsiti juba tegi lahti. Inimesed ei kuulegi meid ju nii kaugelt. Kuulevad ikka seda kõveni rääk. Kas te kuulete meid? No, mis siis arvad? Sitte? Coca-Colana. Wannabe, ma ei tea, kas seda suitsus barrelit siin tunneb, aga noh, mingi suitsu maitse veits on nagu. Ma ei tea, jah. Ma ei ostaks seda rohkem. Say cheese. Rasvalõhk kohe ülene. Ma ei usu, et ma maitsen. Nii mingid ära kärsatatud. See on rasva maitse ja kõva. Kõvad on, vaata, et need on need mingi, mis iganes, nagu need kettle cooked või mis need on. Maitse ei ole hullu, aga see rasva, noh, siuke rasvakas on. Ma arvan, need on otsis tehtud muidu. Kõva kõvad. Meil tuleb kuskilt sammast tehasest, kus paljud teised sarnased chipsid, nii et lihtsalt müüakse näguna. Ma ei ostaks neid rohkem, sorry. Kindlasti mitte. Need juhtuga on see. Ma nõusutan. Korralik see oota. Tunned, jah? Ma olen sokikas. No selles formaatiost tehtud. Isenest peaks hea olema. Mingid väikesed. Tumina.
Väga tummiselt poe plääna. See ongi ju, suht tummini just. No jah. Ütleme nii, et... Sulle maitse? Et teist korda tõstab. Seda sööks. Peaaegu nagu Raffaella. Oota, arva ütle midagi. No minu jaoks ikka väga low quality Raffaello. Ütleme nii. Väga rasvane on see kreemne. Jällegi, ei ostaks. Nii mööda panime nende toiduvälekatega täna. Pähkli lõhna küll. Ma ei tea. No, sutsu parem on kui see Raffaello oma. Aga noh, kui oleks ainukesed maiused kodus, siis sööks võib-olla muidu väga... Ma arvan, et 2 kindlat valikut täna on need. Mul ei maitsenud need. Mul on maitses. See sink on hea. See on see parma sink, mis hea. Tikrilega maitseb see. Igatsen tikrit juba. See on chorizo või? Nii, Marek. Tegid selle lahti? Vana hea tarhunn, kes on joonud lapsepõlvest mäletab võib-olla. On hea või? On küll, aga veits vähe gaasi on, aga väga hea nagu pehme tarhunni maitse. Okei. Nad on siin päris seda ekstraktiga kasutanud, et see ei ole nagu nii fake mingi maitse on nüüd. Tere hommikust. Tere hommikust. Sa filmid või? Jah, lähme nüüd. Ütleme vlogi või? Jah. Suur uhe oli siin taga. Lähme sööme siis hommikusööki. Liigume kuskile. Ma hakkad Tallinnas. Ja. Tegelikult me jätsime oma auto oma vanasse juurdevöögängi. Nüüd me seikleme. Me võtame Bolti, me ise võtame viitsena mingi taksojuhtide loba kuulata. Kodus käisime siis sünnipäeva ostega tegemas. Aga nüüd tuleb kõik külmkappi panna ja siit lähedalt ka Saiandist värsked vaarikad, mega ilusad ja mega magusad. Ma rikkusin üks päev meie uue laua ära. Lõhkusin klaasile ära ja see lendas niimoodi, et väiksed triibud jäid järgi. Nii, siin üritasin pildikatega parandada, aga noh, seda on näha. Siin on triip. Ja ma nägin netis sellist videot, et kreeka pähkliga hõõruda, et see peaks ära kaduma. Nii et proovime siis. Okei. Kas ta nagu värvis ise ära, aga noh, ta läheb nagu tumedamaks. No siuksed väiksed kriimud-kraamud näed. Ma ei tea, nüüd ma proovin seda. Suumi ju sisse ka, noh. Mis on nii raskem filmida. Ei tea, noh. See on mingi odavini. TikToki häks ikka ei mõju. Ei, see ei ole TikToki, see on Facebookis. No seda hullem veel, kes üldse Facebooki osatud tänapäeval. Ühesõnaga raisatud raha. Tüü. Tikker kastis. Kõige väiksemasse kasti ikka istuda. Proovin filmida ka siin. Abikaasale Lilli sünnipäevaks. Ja vaieldamatult parim koht siin Tartu maantee juures on Roses. Parimad lilled. Just see hinna kvaliteedi suhe on nii hea siin. Et need riketsid muud asjad, need võivad oma ukse kinni panna nagu tuimalt kohe. See on parim koht. Tere, minu sünnipäevapäeva. Kell on juba kohe 2 saamas. Mina juba hommikul käisin natuke päikest võttamas. Siis nüüd
olen paar tundi kodus olnud, ühe kohvi joonud. Midagi erilist mul teha ei ole. Õhtul tuleb pere külla. Nagu ma vist olen maininud ka varasemalt, et ma ei ole eriline sünnipäevapidaja. Aga ma alati teen mingi koogikese ja salatikese. Et kes tuleb õnnitlema, see tuleb. Ja nii on olnud nii iga aasta. Ja Marek tõi mulle nii ilusad lilled. Mega ilusad. Ja Marek ja Kaire lähevad nüüd vaarikaid tooma. Ma eile ostsin ka vaarikaid, aga täna nad müüsid natuke odavamalt, nii et saab ka sügavasse panna ja moosi teha. Tere! Sünnipäevalaps köögis kokkab. Meil tulid spontaanselt. Üllatuskülalised Võrust, mis on väga tore. Ma just ennem rääkisin, et ma ei ole väga suur sünnipäeva tähistaja, vaata. Jah. Et aga tore, kui keegi ikkagi üllatab niimoodi. Õnneks ma olin ette valmistunud selles mõttes, et kuna perekond nagu nii tuleb. Aga jah, sätime vaikselt snäkilauda, üllatuskülalised läksid ujuma karitsa. Kohalikku sinna, et ma pole seal aastaid käinud, ma ei tea. Pidi ilus olema. Jah, nii et. Ja siis on meil siin jah, näksid ette valmistus ja kohe hakkan korvikesi täitma. Oh yeah. Ilm on ilus. Pärast lükkan Vessere käima õhtul. Jaa. Toon enda vett juua. Kohe oota. Mul on mega kuum on ikka, mis see saab. Teen vlogi. Me oleme Võrust. Cheers! Cheers, happy birthday! Ja kuidas ma lõikan siis? Lõikan pooleks ja? Pooleks, et inimesed igast väiksed tükid on. Ma ei julge. See oli nii vastik. See oli päriselt vastik nagu. Need on need maiustused, neid müüakse. Ma ei tea, mitte sügav külmutatuna ka. Läheb siis õuna ja klaasasju. Õnneks viimasel hetkel otsustasin papptaldrikuid kasutada. Ma ei ole väga muidu papptaldrikute kasutaja, aga täna oli väga tore õhtu. On ju? Meie tulime oma lemmikranda. Oleme Leesin kogukondliku ettevõtluse küla. Siin kohalikus poes. Siuke vahva toakene on siin. I did it! Sünnipäevalaps sai omale kohvimasina uue, mida ammu juba on unistanud. Kohvisemus siin Tähesöö teel võtsime. Uuema masina enda omast. Aga ma ei saa, ma ikka mainin ära, et teenindus oli natukene sükene, Natuke külm. natuke bossi ja külm. Jaa. Et võiks nagu pingutada, et eritigi nii ilus eksklusiivne pood. Väga ilus on see kohvisemus. Ja on tõesti. Kuigi kohvisemust, kui ma olen nagu netist tellinud asju, kõik on väga super värgid. Aga võib-olla tööpäev lõppväsinud inimesed võib-olla ka. Ja. Aga igatahes me testime neid. Unboxing with Ave ja Marek. Nice. Mis siin on või mingi... Mis see siis ära on? Ma ei tea. Mis see on? Ma ei tea. Mis on see näeb nii suur välja? Samasugune. Ma ei tea ka. Kus on nüüd vaja tabi? Ühesõnaga, võtame selle välja. Punane kerkib üles, kui on täis. No meil ka, vaata. Aga see masin on ikka veits suurem. See on see kaitse, vaata. Kannukaitse, kui selle piimakannu paned siin. Nii, et aga... Teeme selle eest ära või? Jah. No, me peame nagu nii. Ja siis vaatame, õpime seda masinat. Kas sul polav ei ole või? Tikker. Talle meeldib vist. Kas polav ei ole või? Kuule, kas sul polav ei ole tipu? Aga muide, ma sain uue pesuresti ka. Mul oli vana juba ikka väga sükke ja noh. Need olid puudu.
nüüd ma sain niisuguse tugeva. Eile paps kinkis. Very good. Vaadake seda nunnut. Ja Delongi masina kohta mina saan ainult head sõnu öelda, sest see masin on meid teeninud. Ma ei tea, kui fucking hästi. 18 ja 17 ostsin selle. Ja pole kordagi pidanud seda remonti või midagi oleks seal häda või midagi vahetama. Kõik on nii tipp-topp olnud. Tubli masin on see. Ja me vist ei raatsigi seda ära anda. Ma ei tea, jah. No, üldse mul on nii kahju teda nurka visata. Sest ta teeb väga head kohvi. Ma tahan stuudisse panna selle. Et nagu nii kahju on, jah. Aga lihtsalt uus kohvimasin oleks ka tore. Ja natukene upgrade'itud kohvimasin. Selle kohvimasina puhul on siis see ka, et saab külma jooki ka teha. Selleks on eraldi siuke kann. Ja need on lemmikud oad. Kohvipiipeli oad, oota ma näitan. Need on minu lemmikud. Ma olen igasugu kohvijube proovinud. Mitte midagi ei ületa kohvipiipelist. See on minu maitsele parim. Eile me väga kohvimasinat ei näppinudki, kuna õhtul ei viitsin kohvi juua. No proovisime cappuccino teha enne muumi tassi järgi. Ja siin ongi ühesõnaga, siin on valmis nii-öelda need retseptid. Lihtsalt pead ise valima tassi suuruse SML. Sinna saab panna näidata, flat white'i paned, siis saad valida suurus. Intensity. Siis ta seda retsepti ise kohe kohandab. Siis saad enda oma teha, paned mai, siis saad ise panna palju piima tahad special nagu siis. Ja siis saab pärast favoritesi panna selle. Ja see on väga äge masin. Ja täna siis proovisimegi cappuccinot. Oi. Upsi. Ühesõnaga proovisime cappuccinot ja flat white'i siis juba valmis retseptina. Eile me tegime enda cappuccino nii-öelda. Ja siin on mingi takeaway variant ka. Mingi suure tassi saab panna. Just. Siis loomulikult on siin külm, favorites. Ja siin on niimoodi, et saab profiile ka teha, kui sa tahad, kui mega mingi gurmaan oled. Aga noh, me kustame nii ühte end. Ja telefoni äppi saab ka tegelikult, aga me ei ole veel jõudnud seda avastada. Kõigepealt basikud asjad selgeks. Tegelikult on hea, sest Delongi on juba tuttav masin. Delongi on väga kvaliteetne ikka. Meie lähme nüüd meie vana kohvimasinat ära viima. Jah, vana kohvimasinat läheme ära viima. Kurb. Natukene. Kurb või? Aga sa viid Andrale selle. Tahtsime tegelikult kinno minna, aga oleme rumalad. Kõik on välja mööda. Tahtsime seda uut filmina Christopher Nolanima. Me oleme nüüd saama siis söömisteedile. Vaatame, äkki saame suusid täna siis. Nii, tulime My Sushisse. Võtsime kokteili, prooviks alkoholivaba potaadifriikat, lühetempura Kunkal. Ja sushiburgeri. Ja tisu. Aitäh. Vana musiroll uues köögis. Nüüd tuleb ilusti. No nii, võtan selle videokese siis kokku. Marek on Soomes, mina olen kodus. Aitäh, et jõudsid selle video lõpuni. Kommenteeri, like'i, subscribe'i, kui sa ei ole seda veel teinud. Ja näeme siis juba järgmises videos. Much love!